Tere! Tere! Minu nimi on Maires Vaiksne ja ma teen teiega intervjuud mängu teemal. Mul on seda intervjuud vaja kooli jaoks, õppeaine on mäng kultuuri kontekstis. Seda intervjuud ma ei avalda kuskil, ma ei näita kellelegi ilma teie nõusolekuta. Seda näeb siis minu õppejõud, kui ta tahab seda vaadata. Et teie vanus on 81. ja haridus. Keskeriharidus. Nüüd hakkamegi meenutama teie lapsepõlve, et kus teie lapsepõlve kodu asus? Minu lapsepõlve kodu asus Novosibirski linnas. Kas te elasite oma majas või korterelamus? Oma majas. Oma majas, nagu suure kesklinnas või kuskil nagu? No, tegelikult nagu linnas, aga ta oli äärelinnas. Äärelinnas, jah. Kellega te koos kasvasite, kes teil elas seal? Seal elas minu vanaema, ema ja 2 õde veel. Oli nagu teie perekond? Jah, see oli meie perekond. Ja millised nagu üleüldse on teie lapsepõlve mälestused niimoodi kokkuvõtlikult? Noh, kui ma mõtlen oma lapsepõlvele, kaunis tihti mõtlen sellele, siis mõtlen, kui õnnelik minu lapsepõlv oli. Rõõmus ja õnnelik ma olin. Hakkame nüüd mõtlema, te olete pisikene, et mis mänge te mängisite. Kõigepealt teil oli 2 õde, et mõtleme siis teie kodu. Et te olete kodus, 2 õde ja kuidas teil see mängimine käis? Minu vanem õde oli 4 aastat vanem minust, temaga ma küll ei mäleta, et me oleks temaga mänginud, aga mäletan, et tema luges meile neid raamatuid, kas muinasjuttu või midagi muud. Aga põhiliselt mängisin mina selle noorema õega, tema oli minust noorem 2,5 aastat ja temaga me siis mängisime. Mänguasju meil ei olnud, seda ma ei mäleta, et ühtegi mänguasja ma ei mäleta, et meil oleks olnud. Põhiliselt me mängisime poodi ja kooli selle noorema õega. Talvel, kui oli külm, siis mängisime toas, mängisime poodi, siis olid meil põhiliselt toiduainete poodi. Seal olid meil porgandid ja kaalikad, siis me hakkisime need nagu porgandid tükkideks, need olid põhiliselt kommid. Mis need suuremad tükid olid, siis kaalikatükid, võib-olla saiad, seda ma ei mäleta, võib-olla siis saiapätsid või mis seal olid meil siis. Ja suvel siis me mängisime maja kõrval, seal maja taga me mängisime, küpsetasime nagu liivast ja siis kooke ja saiakesi ja niisugust liivaga mängu tegime. Ja aias veel lehekesed olid meil, näiteks puulehed olid ja oli raha, nagu rahatähed. Ja mänge ma ei mäleta, aga rohkem mäletan neid tänavamänge. Me põhiliselt rohkem mängisime nagu tänaval, kus oli. Aga te mainisite, et te mängisite ka kooli. Kuidas see teil välja nägi? No kooli oli meil, värvipliiatseid meil ei olnud, aga olid need harilikud pliiatsid, need küll olid ja siis tindipott ja sulepead olid. No siis üks oli õpetaja, teine oli õpilane vaheldumisi, noh, niimoodi harilikku seda seal ei ole nagu meeles midagi, aga lihtsalt niisugust kirjutamist ja lugemist ja ma ei mäleta, mismoodi me veel mängisime. Kas pulka panime ka kedagi või ei või üksteist või seda ei mäleta. Aga kas te mäletate ka, et nagu üksi oleksite mänginud, et üksi olnud? Jah, seda ma mäletan ainult üks kord, kui ma üksi olin kodus, sest ema ja
õde ja kaks mõlemad õed olid haiglas, oli levimas see tüüfuse haigus, tüüfus. Mina ja vanaema ainult ei jäänud haigeks ja siis ma olin üksi vanaemaga kodus. Siis ma mängisin tookord, õde ei olnud, siis üksi oli igav, siis puuhalud sättisin ritta üle toa ja siis see oli minul trepp ja siis mööda treppi niimoodi kõndisin edasi ja tagasi ja siis vot seda mängu mängin, aga üksi rohkem ma ei mäleta. Võib-olla ma lugesin siis juturaamat, tean, et ma armastasin väga juturaamatut lugeda. Ma mäletan, et ma käisin isegi raamatukogus, oli tükk maad sinna minna. No siis järelikult ma olin natuke suurem juba. Ja lugesin, ma armastasin väga lugeda raamatuid. Ja aga lasteaiast ei käinud? Ei, tol korral vist ei olnudki minu arust ei olnudki siis lasteaed. Jah. Aga võtame siis nüüd nagu õuemängu, lähme nagu õue edasi. Et õega mängisite maja juures, aga nüüd räägime siis nagu ümbruskonna lastest või kellega veel koos. Ja me mängisime, kus tänavas me nagu elasime. See meie maja oli esimene maja nurga peal kohe ja siis läks alla pikk tänav oli kuni raudteeni välja, kaunis pikk. Ja ma ei oska arvuliselt öelda, kui mitu maja seal oli kahel pool. Ja siis meil oli umbes keskkohas oli kogunemiskoht. Terve tänava lapsed kogunesid, alati kogunesime sinna. Ja seal me mängisime siis küll peitust, küll laptuud, küll siis me võimlesime alati ja siis laulsime. Väga vene lapsed väga armastasid laulda, me nagu neid alguses ei osanud neid vene laule. Hiljem õppisime meie ka ära need laulud ja laulsime koos vene lastega. Põhiliselt tüdrukutega, poisse mina mängimas meiega ei mäleta, aga oli kuskilt me tead, kas ma nägin või kuulsin, poisid mängivad nende kontidega või luudega, kontidega mängivad raha peale. Nagu supikontidega või? Ja supikontidega ja lihakontidega. Aga nagu ei tea, mis mäng see oli siis? No kuidagi loobiti vastu seina, aga no põhiliselt mina ei saanudki sellest, ega ma ei vaatanud ka, ei tahtnudki, aga nii nagu meeles on vastu seina, siis nad mõõtsid niimoodi, kes kaugemale, kas siis too võitis, aga raha veel kopikate peale nad mängisid. Aha. Aga siis tüdrukud, aga nagu rohkem seal nagu mingid erilisi, lihtsalt mainisite laptuud, peitust, aga mingeid mänge nagu ei meenu? Ei, peitusi ei, laptuud ei, mitte mingisugust mängu, et istuksime ja me võiksime mängida midagi, näiteks Eestis me mängisime niimoodi, peitsime kiviti, arvu ära, kellele me peitsime, niisugust mänge ei olnud. Rohkem oli liikumismänge meil kogu aeg. See oli suvel. Jah, suvel, aga talvel siis? Aga talvel me põhiliselt käisime kelgutamas. Kui küll see, me tänavas sõitsime, alustasime meie maja juures sõitu, see tänav nagu läks pisitaga alla poole, sest raudtee oli nagu all seal orus ja siis kuni raudteeni siis sõitsime, niisugune hea sõita oli seal. Ja siis teisel pool käisime ka, seal oli mägi ja niisugune lai mägi, just lai ja mitte väga kõrge, aga just laius oli ja siis seal küll oli nii palju lapsi kelgutamas ja osa siis suusatasid. Meil oli ainult kelk ja siis me kelgutasime ja suusatasime, seal teised suusatasid. Ja nii meil põhiliselt talvel meil. Noh, mis võib veel öelda, et seal, kui oli väga palju lund, põhiliselt seal oligi talvel palju lund, tuiskas niimoodi unnikusse, siis me kaevasime õega, kodus. Võõrad lapsed ei tohtinud meie õue ega tuppa tulla, siis me olime kahekesi, tegime neid maa-aluseid käike seal lumehangedes ja see oli siis talvel ja
lumememmesid ei saanud teha, sellepärast talvel on see pude niisugune ja et ei olnud nagu sulailma ja sulailm võib-olla, sulailm oli jällegi väga vist märg, ei tohtinud, lumememmesid ma ei mäleta, et me oleks teinud. Aga nüüd te mainite, et teie poole nagu ei tohtinud teised lapsed tulla, et ei lubatud. Vanaema just ei lubanud meie poole, mitte üks laps ei käinud. Aga kas te ise käisite teistega? Ise me käisime ja huvitav oli see, et mitte üks vene laps ei, vanemad ei, keegi ei öelnud, et kui meile ei tohi, et teie ka ei tohi, siis meile, aga niisugust asja ei olnud. Aga nüüd mängud nagu, kui te külas käisite? Mängu põhiliselt joonistasime. Seal nagu teistel oli, meil ei olnud neid pliiatseid, aga seal teiste pool me saime värvipliiatsetega joonistada. See on mul meeles. Ja siis võrdlesime, kes kõige paremini joonistas ja seda küll mäletan. Aga kui nüüd võtta, et te olete kodus, kas teil oli nagu selliseid mänge, et oleks kedagi jäljendanud? Et keda näiteks õpetajad järgi teinud või mängukaaslasi või filmi või? Jah, nagu õpetajad, seda ma ei mäleta, aga mängukaaslasi oleks jäljendanud, aga mis mulle meenub, et mina vähemalt, kas teised ka, seda ma ei tea, ei mäleta, aga mina vähemalt, vaat Nõukogude seal võimu ajal üldse oli väga palju, näidati filme. Ma mäletan, seal Venemaal oli küll isegi koolis näidati ja kinoteatrites olid filmid, tohutud filmid, mis võisime läbi vaadata ja koolis ka näidati. Ja need olid põhiliselt